Tere, mina olen Katrin Punga, Maksu- ja Tolliametist transiiditeenuse juht ja minuga koos on ka siin Leili Kristovalt, kes on impordikontrollisüsteemi peakasutaja ja projektijuht. Jah, mul on nagu kaks süsteemi, sisenemisformaalsuste see siseriiklik süsteem NES ja siis võib-olla ITSES kahe poole pealt ka ja kontaktisik ja peakasutaja Eesti poole pealt. Ja täna me anname siis koos siin ülevaate transiidisüsteemi faas 6 muudatustest ja, ja siis, et mis meid ees ootamas on. Nii. Esimeseks siis ülevaade tähtsamatest kuupäevadest nii selles ICS-i poole pealt kui ka transiidi poole pealt. Ajajoone ülevalpool on siis imporditeenuse süsteemidega seotud kuupäevad, et ICS-i faas 3, Release 3, mis puudutab siis maantee- ja raudteevedusid, ENS-andmete kohustuslik esitamine hakkas siis 1. aprillist. ENS-andmed tuleb esitada ITSES-süsteemi ja komisjon on andnud ENS-andmete esitamisele üleminekuperioodi kuni septembrini ja samasugune üleminekuperiood on antud ka siis NZS-i süsteemile, kus siis on ka üleminekuperioodi lõpp on 1. september. Transiidi poole pealt on siis tähtsamad kuupäevad siin veebruaris välisveebis avalikustasime X-te dokumendid. Täna sai koolituskeskkonnas meil üles ka faas 6. See vajab natukene veel timmimist, et osad klassifikaatorid on veel seal paigaldamisel ja see nädala lõpuks peaks ta korralikult toimima. Ja tootesse me lähme siis faas 6-ga 16. august. Ja koos faas 6-ga paneme ka tootesse transiidi lõpetamisel ajutise ladustamise deklaratsiooni automaatse genereerimise poole. Et selle kohta oli meil eelmine nädal koolitus ja selle materjalid saab ka meil välisveebist lähiajal üle vaadata, keda see nagu puudutab. Ja miks me siis seda faas 6 teeme, ongi põhiliselt sellega, et faas 5 me tekitasime võimaluse esitada transiidi andmetega koos ka ENS-andmeid, aga meil ei ole ühendust ITSES 2 süsteemiga. 6-ga me nüüd teeme selle liidestuse ITSES 2 süsteemiga, et kui transiitdeklaratsioon esitatakse ENS-andmetega, me saadame ise juba vajaliku andmekoosseisu ITSES 2 süsteemi ja toimub siis see suhtlus sedapidi. Ja ITSES 2 süsteem saadab siis meie NES-i ka selle, ja meil on siis omavahel NZS-i ja NES-i vaheline ühendus ka veel olemas, et need andmed on kõik kättesaadavad. Komisjoni poole pealt on siis sellised terminid nagu opt-in ja opt-out, mis on selles mõttes, et kuna sisenemise ülddeklaratsioon tuleb esitada, kui kaubad sisenevad Euroopa Liitu ja transiit iseenesest ei pruugi olla ainult piiri pealt nüüd Euroopa Liitu sisse, vaid ta võib olla ka edasi-tagasi ja mõnel riigil ei ole üldse välispiiri. Et siis on tehtud selline valik, et kellel ei ole vaja neid andmeid seal piiri peal sisestada, et nemad võivad siis valida omal selle opt-out'i ehk nad peavad olema suutelised vastu võtma koos ENS andmetega deklaratsioone, et sellised minimaalsed muudatused ja suuremad siis natukene funktsionaalsus seal ITSES 2 süsteemiga lisanduvad sõnumeid, et siis see on nagu opt-in riik, kes suhtleb ITSES 2-ga otse. Eesti on pürgime selle poole, et selle opt-in riigiga,
minna siis 16. august, sest meie ettevõtjad harjunud esitama transiite koos ülddeklaratsiooni andmetega ja hetkel on ka Bulgaaria, kes on liikumas siis selle opt-in riigina, et ülejäänud on kõik praegu opt-out'id ehk nendel tähendab see seda, et ENS tuleb esitada ICS2 süsteemi ja transiit on siis NZS süsteemis. Et väikene pilt ka selle juurde, mis siis see opt-out ja opt-in riik tähendab. Et opt-in on siis see, kus ettevõtja esitab ühe deklaratsiooniga mõlema deklaratsiooni andmed ja opt-out on see, kus tuleb 2 eraldi deklaratsiooni esitada. Et meil piiride peal on mõistlik esitada koos andmed, ENS-i andmed koos transiidiga. See kiirendab oluliselt piirivormistust, et neid omavahel siduda, neid deklaratsioone ja see on natukene ametnikel võib-olla natuke ka keerulisem, et kui on kõik ühe korraga ära tehtud, et siis see ilmselgelt kiirendab seda protsessi. Aga jah, teised liikmesriigid on põhimõtteliselt ka liikumas sinnapoole, et jõuda opt-in riiki, me ka lähinaabrid Läti ja Soome, aga nad ei ole kinnitanud, et nad 1. septembriks jõuavad, aga põhimõtteliselt on nad sinnapoole ka suundumas. Nii. Ja me tootestame siis selle faas 6 16. august praeguste plaanide kohaselt, et meil käivad vastavustestid komisjoni süsteemidega, et praegu oleme ajakavas. Ja nagu ma enne juba ütlesin, et siis see faas 6 annab võimaluse Eestis esitada transiidideklaratsiooni koos sisenemise ülddeklaratsiooniga ja need andmed saadame siis ICS2 süsteemi. Me ühtlustame siis ENS-i ja faas 6-ga siis ENS-i ja transiidi andmekoosseisud. Jah, siin natukene on ka meil natukene hämmingut, et me arvasime ka, et on NZS 5 juba sellega arvestatud, aga tuleb välja, et on ka faas 6-ga veel andmeid, mida ei olnud arvestanud komisjon. Et lisandub veel natukene andmeid, aga siin paari slaidi pärast ma need ka näitan ja pärast ka süsteemist näitan, kus nad siis asetsevad. Ja uue andmekoosseisuga on siis see sõnumistruktuur on EEA15, et alates 16. augustist me neid tänaseid sõnumeid, see 15 sõnum deklaratsiooni andmeid üle XD vastu ei võta, et nende struktuur on natukene liiga erinev. Ja mustandid ja mida veel ei ole vabastatud transiidiks, siis need deklaratsioonid me kustutame ära, faas 5 omad, et jäävad ainult faas 6 deklaratsioonid. Nii, üks näitlik pilt ka komisjoni dokumentatsioonist, et see external domain on siis ettevõtja enda andmebaas, mis on siis ühenduses meie NZS 6-ga, kus siis deklaratsiooni andmed tulevad meile NZS 6-de. Meie saadame tingimustel, kui nad on koos ENS andmetega, saadame komisjonile. Siin on vaherakendus TEED ja TEED siis suhtleb otse ICS 2-ga ja tulevad tagasi ka sõnumeid, et kas on aktsepteeritud, antakse ENS-i MRN number ja sama info läheb ka siit, tuleb tagasi meile NS-süsteemi, et nagu natukene on nagu dubleerivaid andmeid, aga siis meil on kõik andmed sellised olemas ja omavahel on meil ka faas 6 ja NS-i vaheline liidestus olemas. Nii. Et nüüd need lisandunud andmed, mida meil enne ei olnud, on siin mitte väga palju, aga need ikka on ostja ja müüja andmed, kauba aktsepteerimise koht ja kauba tarnimise koht.
lisaks juba mahalaadimis- ja pealelaadimiskohale. Aadressiväljade täitmine muutub, et faas 5 või üldse meil NCTS-is siiamaani on olnud, et tänav ja majanumber on ühel väljal, siis NS-i spetsiifiliselt nad löödi nagu lahku, et üks väli on tänav ja teine väli on majanumber. Lisaks tuleb veel passiivne transpordivahend piiril, konteinerite suurus ja tüüp, kui on kaubad konteineris, ja sisenemise indikaator, mis näitab siis seda, et kas sisenemine toimub nüüd siis lähetolliasutuses või vahetolliasutuses, et, et vastavalt nii, nagu see kaubavedu toimub, on need võimalik ka märkida. Ja kordaks selle üle ka, mida me oleme siin juba mitmeid koosolekuid ja rääkinud, et piiripunktis tuleb esitada ette esitatud deklaratsioon. Seal ei saa olla tava standarddeklaratsiooni esitamist, sest piiripunktis ei ole kunagi deklaratsiooni esitamisega kaubad esitada. Ja see toetub ka seadusandlusele, et liidu tolliseadustiku artikkel 172 ütleb, et kui kaubad ja deklaratsioon on koos esitada, siis tuleb esitada standarddeklaratsioon, ja 171 annab võimaluse ette esitada deklaratsioon. Ehk siis, kui kaupa ei ole tollile kohe esitada, tuleb esitada ette esitatud deklaratsioon. Ja ette esitatud deklaratsioonil on siis täiendav deklaratsiooni liik D. Ja ette esitatud deklaratsioon kehtib 30 päeva. Ehk 30 päeva jooksul peab kaubad esitama tollile. See on seotud ka nende Certexi ehk siis ühtse akna litsentsidega, mida peab kaubale esitama, et JD-load homsest tulevad ka ODS-i ja F-gaasi litsentsid ja registreeringud deklaratsioonile märkida, kui kaubad seda vajavad. Et ette esitatud deklaratsiooni korral ei toimu kohe nende kontrolli, vaid see kontroll toimub siis, kui kaubad on esitada. Ja samamoodi ette esitatud deklaratsioonil tagatist kohe ei broneerita. Broneeritakse siis, kui vedu alustatakse, kui kaubad on esitatud. Ehk siis see on nagu mitmes mõttes, et ta ei broneeri teil ilmaasjata tagatist mitmeks päevaks, ja ka kontrollid toimuvad deklaratsiooni andmetel õigeaegselt. Et pildil on siin ka see PTA välja toodud, ehk siis sisenemise litsents, impordilitsents mõnele kaubale, ma ei tea, taimeloomsed tooted, mis iganes, et kõigepealt toimub siis seal PTA-s kontroll kaupadel. Kui nemad oma litsentsidel teevad vajalikud märked ära ja see on õiges olekus, et siis tollis kaupade esitamisel toimub automaatne kontroll, ja kui see litsents on õiges olekus, siis kaubad ka saab kohe vabastada. Muidu juhtub see, et litsents ei ole õiges olekus, kaup suunatakse kontrolli ja siis hakkab niisugune aeganõudev protsess pihta, et kaubad siis kontrolli saata ja siis uuesti seal mõssata nendega. Et kõik sujuv oleks, siis on mitte ei ole soovitav, vaid on nõutud esitada ette esitatud deklaratsioon. Et ma selle pildi standarddeklaratsiooni ette esitatud deklaratsiooni osas ma rääkisin ka juba ära. Ehk siis standarddeklaratsioon esitatakse siis, kui on kaubad ka kohe esitada, ja kui ei ole kaupu esitada, siis tuleb esitada ette esitatud deklaratsioon. Ja piiripunktis ette esitatud deklaratsioonil võib ettevõtja ise esitamisteate esitada süsteemis, aga ka toll saab selle esitamisteate ise teha, et kui kaup on talle esitatud, siis ta vajutab nuppu ja kaubad ongi esitamisteade tehtud. Et on võimalus ettevõtjal endal teha seda.
kui ta teab, millal on kaubad piiripunktis ja saab toll ka seda teha. nii, ja juba jõudsime ka lõppujagi, et kasulikud lingid. Panin siia selle esimene link on siis X-te dokumentatsioonile ja teine on meil tegelikult juba selle ICS-iga seotud info ja kolmas link on NCTS-i juhendid, kus me siis veel ei ole faas 6 juhiseid sisse pandud, aga need tulevad, jah, need on kirjutamisel. et ja täiendavaks infoks panime siia ka ICS2 omad, et ma annan praegu Leilile sõna üle, siis Leili räägib neist ise täpsemalt ja pärast vaatame süsteemis mõnda, mõnda transiiti meil testkeskkonnas, kus on ENS andmed ka peal. Siis on lihtsam. Üks hetk. Ma jagan. Neid mõtlesid? Ja. Et natukene siis täiendavat infot juurde, et mis lingid ja mille jaoks, mis head infot sealt saab, et ICS2 kohta on välisveebis eraldi dokumente, viide siis komisjoni tehniliste dokumentidele Circa-BC siis nii-öelda lehel on erinevad koolitusvideoid, kuidas siis sisenemise ülddeklaratsiooni ICS2 infosüsteemi esitada, et seal on jah, abistavat täiendavat infot on võimalik leida ICS2 kohta. Eraldi on siin, tuleb siis esitlusse link, kus ongi komisjon praegu ICS2 puhul iga kuu esimene kolmapäev viib läbi webinare klientidele. Sinna võib lihtsalt ka võib-olla esimesed korrad kuulama minna, et mis väga palju erinevaid teemasid on, küll erinevad transpordiliigid, kõik kliendid tulevad kokku, et võib olla küsimusi õhu, maantee, raudtee, ükskõik mis merendus, kõik erinevad siis transpordiliigid, mille kohta küsimusi tuleb. Et soovitan neid kuulamas käia. Ma vaatasin praegu, kui ma sinna lingi peale läksin, selle agenda, kus on siis need tulevased või ütleme siis jah, komisjoni koosolekute infot, et praegu seal veel seda ei ole avaldatud, neid linke täpselt, et kus siis sinna koosolekule ligi saab. Et kui ma tean, kes need kliendid tahavad neid koosolekuid kindlasti kuulata, vaatama minna, et võib ka NES info @emta kirjutada, et ma võin täiesti eraldi neid kutseid ka saata postkasti, et olen ka seda teinud. Et kui mina saan komisjonilt info, võin edasi need e-kirja teel ka kohe kutsed saata, aga muidu jah, komisjonil endal on selline koosolekute ajagraafik, kust ka seda infot saab kätte. Viimased korrad või vahepeal on siin olnud küll, et võib-olla selline 2 päeva enne koosolekut oleneb, et kui kiiresti sinna lihtsalt see info tuleb, aga iga kuu esimene kolmapäev ja nad on peale lõunased ajad olnud siiamaani kella 2-4 on need komisjoni webinarid. Ja võib-olla kui on küsimusi juba ette teada, et ennem ongi, et koosolekule minnes juba tahaks midagi täpsustada komisjonilt vastuseid saada, et siis on neid võimalik ette neid küsimusi saata, et panin täitsa nagu ilma tõlkimata, nii nagu komisjon selle info ütles, et kuhu meili postkasti peale soovitus, et mis võiks olla siis selle e-kirja pealkiri, et saab ICS2 teemalisi küsimusi küsida ja kuulata, et mis seal täpselt projektis toimub. Nüüd alguse poole peal oli siin juttu ICS2 üleminekuperioodist, et tõesti see algas 1. aprillist ja on nüüd 1. septembrini, et selline üldlevinud soovitus on olnud, et kuu aega enne selle üleminekuperioodi algust juba neid taotlusi esitada.
aga tegelikult see ei ole kuidagi piiratud või keelatud või kinni keeratud, et tuleb tänase vajadus, tuleb homme, tuleb kuu aja pärast, et endiselt Eesti ettevõtjad, kellel on Eori, siis on siis e-service desk postkasti saata täidetud taotlus üleminekuperioodi kasutamiseks. Meie poolt siis me lihtsalt registreerime selle info komisjoni andmebaasides, et seal eraldi sellist nii-öelda menetlusprotsessi ei ole, et see on kliendi jaoks on ta ikkagi nii-öelda vaikimisi kohe aktsepteeritud, et kui see taotlus esitatakse, et siin viimane ICES2 webinar, mis oli, et liikus info, et teatud liikmesriikides millegipärast siis ütleme, tollid ei taha aktsepteerida enam neid üleminekuperioodi taotlusi, aga tegelikult sellist piirangut ei ole, et kui täna see vajadus tuleb, siis saab esitada ja siis teised liikmesriigid peavad sellega arvestama, et Eesti ettevõtjal on üleminekuperioodi kasutamisõigus, tähendab, et siis selle üleminekuperioodi kasutamise perioodil jätkatakse protsessi nii-öelda vanades infosüsteemides iga liikmesriigi ICES ühed ja Eesti mõistes on siis see ICES 1 IMF, mis meil olid ehk need vanad olemasolevad süsteemid on lubatud kasutada, kuni see üleminekuperiood kestab. Nii, ka võib-olla ICES 2 ja mis siin vahepeal oli, komisjon rääkis, et neil oli plaanis täiesti eraldi teha webinar just maanteetranspordile. Praegu ei ole seda kutset, ei ole saabunud täpsetest kuupäevadest, nad ei ole rääkinud, aga kui ma selle info saan, siis põhimõtteliselt kõik, kes meil on siin koolitustel käinud, me võime selle nagu teavituse laiali saata, et ma ei tea, kuidas ta sinna agenda kalendrisse võiks ilmuda, aga komisjonil oli tegelikult plaan just ICES 2 täiesti eraldi webinar teha maanteetranspordile, et ma loodan, et nad selle teevad. Ja kui selle info saame, siis jagame. Jah. Ma panen endale hääle kinni. Jagan pilti siis meie testkeskkonnast, et olen sisse loginud ettevõtjana ja siis toll ja transiidi deklaratsioonid. Et tegime siia ette ühe deklaratsiooni, ma panen selle täisvaatele, siis ei sega. Vabastasime transiidiks ära ühe deklaratsiooni, millel on siis ka ENS-i andmed. Et siis juba üldosas tekib see ENS-i MRN number. Ja siin on näha ka, et täiendav deklaratsiooni liik on D. Julgeolekuks on märgitud, et sisaldab ENS-i andmeid. Tegemist on maanteetranspordiga. Et need on siis üldised andmed ja siis see uus andmeväli oli siin see sisenemise tunnus, mis näitab, et selles lähtetolliasutuses toimub siis Euroopa Liitu sisenemine. Kauba asukohaks on siis tolliasutus, et ei ole lihtsustatud protseduuriga tegemist, et see on tavaprotseduur. Kauba asukoht on tolliasutus. Siis konteinerite plokis oli see uus väli, konteinerite täidetus ja konteineri liik, et sellised uued väljad. Siis siit altpoolt tuli juurde neid tarnekoht ja vastuvõtmiskoht. Siin on meil hetkel veel viga sees, et meil ei ole võimalik sinna teise riigi oma hetkel panna. Et parandused on juba teel põhimõtteliselt, jah, järgmine nädal peaks tulema uus tarne, kus see peaks olema parandatud. Ehk siis jah, loogika on ikka samamoodi, et kas märkida see UN-log-kood või siis eraldi riik ja asukoht. Et see on nagu see lisandus siis aktsepteerimise koht ja tarnimise koht. Siis lisandub siin juures, et ma rääkisin, et ka see sisenemise tunnus on võimalik ka vahetolliasutusele märkida, et
kui kaubad nüüd kuskilt, ma ei tea, niisugune väga teoreetiline jutt, et tuleb näiteks Luhamaalt sisse, liiguvad Bulgaaria kaudu Türki ja sealt lähevad edasi Kreekasse, et siis Kreekas on vahetolliasutus ja seal on uuesti sisenemine Euroopa Liitu. et et siis tuleks märkida see sisenemise tunnus ja siin kõrval on ka taassisenemise tunnus. ehk see tähendabki seda, et kui ta on sisenemine Euroopa Liitu, siis saab eraldi juurde märkida, et kas ta nüüd uuesti taassiseneb või on ta lihtsalt, noh, ma ei tea, tulebki Türgist Kreekasse, on vahetolliasutus ja vahetolliasutus ongi sisenemine. Aga kui ta teeb vahepeal seal tiiru kolmandas riigis ära, ühistransiidi konventsiooni riigis ja tuleb uuesti sisse, siis tuleks märkida ka siia juurde see taassisenemise tunnus. see vist peaks aitama seda, et ei ole see topeltandmete esitamist, et sama on transiidiga edasi. Just, jah, et see põhimõtteliselt on see, et kui meil on lähtetolliasutus, on sisenemise koht, siis me saadame kohe andmed sinna ICS-i poole ja saame ENS-i numbri. aga kui ta on nagu taassisenemine, siis süsteem teab, et ta peab veel korra saatma need ENS-i andmed ja saab siis ENS-i registreeringu siis sellest, noh, praeguse näite puhul siis Kreeka ENS-i numbriga. et sellised on võimalik kohe saada juba, et siis me saadame sinna ICS-i poole uuesti deklaratsiooni andmed juba peale transiidiks vabastamist. et sellised võimalused on. Ilmselt seda varianti kasutatakse rohkem seal Lõuna-Euroopa pool, et meil siin Põhja-Euroopas pole siin sellega suurt tegemist. aga võimalus on. Siis on need transpordikulud, need makseviis, see on siin olemas. Protseduuripidaja esindaja, need on ikka samamoodi, saatja saaja, vedaja andmed, siis alamveokirja peal on ikka nii nagu ennegi, et kui, ei, praegu räägime ENS-ist hakkasin hüppama, vabandust. Tulevad siis juurde need ostja ja müüja lahtrid, millest me rääkisime, et tulle lisanduvad, ja passiivne transpordivahend. ja ka siis selle ühe konkreetse alamveokirja kohta siis vastuvõtmiskoht, tarnekoht, et sellised ja tema konkreetsed dokumendid. ja kaupade tase on siis nii nagu meil praegugi on. et siia suurt midagi juurde ei lisandunud. nüüd seda nüüd niimoodi, jah, selle taseme peale jõudnud. kokkuvõttelehel on siit näha, siin kõige all need registreeritud ENS-id, et ka eraldi on välja toodud, et sest neid kokku võib olla 9 dokumentatsiooni järgi, et siis tuleb kogu see nimekiri siia alla. aga see lähtetolliasutuse oma, see tuleb siis sinna üldossa juba transiidi MRN-i alla kohe juurde ja need vahetolliasutuse omad näidatakse siin seal list ära. et selline mitte väga keeruline, aga on võimalik, et need andmed jäävad siia sellisele olekusse, et nad on valideerimises siis sellel teedil ehk sellel vaherakendusel, komisjoni vaherakendusel ja nad jäävad sellesse olekusse sellepärast, et sealt teedilt ei ole meile tagasisidet veel praegu tulnud, teavitust, et need andmed, ENS-i andmed on valideeritud. et sellised olekud siia ka juurde tekivad, aga muus osas siin transiidi pealt suurt muud näha ei jäägi. nii, kas meil on vahepeal küsimusi ka tulnud? Ei ole. et kas tekkis vahepeal mingeid küsimusi, mida võiks üle rääkida? et alati saab jah, kui tekivad küsimused,
saata meile kirju, siis NZS info postkast on meil jätkuvalt töös, jälgime pidevalt seda. NES info postkast on ka samamoodi aitamas, et kui tekivad küsimused. et vahet pole, kas see on NES-iga või ta on ICS2-ga tegelikult seotud, et sama see postkast. jah, me omavahel suhtleme, et leiame kiirelt vastused, kui midagi on. ja koolituskeskkonnas on ka võimalik teil ise minna proovima neid teha. et seda soovitaks küll, et need õigused võtta ja seal alguses proovida neid esitada. et me tegime siin kuu aega tagasi tolliametnikele niisuguse testimise päeva, et nendel see päev mööduski selleks, et üks deklaratsioon esitada. et neid reegleid ja neid asju on siin peal suht palju. et siis, kui me augustis tootesse lähme, et siis väga palju küsimusi ei tekiks, et siis need küsimused saaks nagu enne ära lahendatud, et kuidas, mida märkida või kuhu märkida. et võiks proovida, soovitan. nii, ei ole ikka küsimusi? ei ole, vaikus on praegu. selge. et ma ei tea, siis lõpetame tänaseks ära ja kui tekib vahepeal küsimusi, et siis postkastid on teil teada, saate kirjutada meile. aga tänud kuulamast ja järgmise korrani.